Tere, mina Tanel Riivits ja täna võtan siis teemaks mõningad soovitused, mõtted, ideed ja tähelepanekud, mida ma olen siis oma igapäevases töös teinud viimaste kuude jooksul, kui see olukord on igal rindel läinud siis keerulisemaks nii ettevõtjatele, võlausaldajatele ja mingis mõttes ka võlnikele. Ja võib-olla mõned kuulajad, kellele minu nimi ega nägu ega tegevus tuttav ei ole, siis viimased 15 aastat ma olen tegelenud siis võlasuhete probleemide ja lahendamisega igast võimalikus võtmes. Nii, aga nüüd täpsemalt siis asjast. Ei ole nagu suur saladus, et meil see pandeemia on ajanud neid olukordi keerulisemaks siin igal võimalikul rindel ja minu mõningad tähelepanekud viimaste kuude valguses on siis sellised, et aina rohkem tekib võlnevusi juurde ja suureneb see, niinimetatud ringvõlnevuse efekt. Ja võib-olla kui mõnele kuulajale vaatajale see ringvõlnevuse termin on võõras, siis kohe hea meelega selgitan sellise lihtsa näite varal. Et ütleme niipidi, kujutage ette, et on püramiid, eks jah, selline tipp ja siis all on ta laiem, eks jah. Et üks inimene või ettevõte jääb teisele võlgu ja ütleb, et ma hea meelega maksaks küll, aga no tee või tina, mul lihtsalt raha ei ole. Või ütleme tööandja siis oma töötajale niimoodi, kellel on siis palka loota ja on selline kentsakas olukord tekkinud, jah. Ja selle mittemaksmise põhjuseks ongi siis olukord, et mu oma koostööpartnerid minule ei maksa ja seetõttu mul ei ole võimalik endal sulle maksta. Aga mis sealt edasi nagu tuleb, eks? Sealt hakkabki ju see võlg kasvama. Töötaja, see õnnetu, kes jäetakse sellest palgast ilma, kas siis osaliselt või täielikult, temal tekib omakorda võlnevus näiteks oma üürileandja ees, kodulaenuandja ees, mis iganes on ja, et sealt hakkab see pall veerema ja see võlnevus hakkab kogu aeg laienema. Jah? Üks jääb võlgu teisele, seepärast, et esimene ei saa ära maksta temale. See on võib-olla see kõige lihtsam definitsioon. Et kindlasti see on olukord, mis on süvenenud ja minu hinnangul selle pandeemia süveneb veelgi. Sest ettevõtete vahel läheb see rahaline olukord aina kitsamaks. Aina rohkem vaadatakse seda, et kuhu maksmata jätta või kuhu osaliselt maksta, et seda vööd tõmmatakse nagu koomale kahjuks. Seda ma tõden palju ja kindlasti minu töös, mis ma veel tähele panen, et on hakanud kasvama pöördumiste arv, kus kõne all on nagu üpris vanad võlasuhted seal ikka mitmete aastate tagused. Sest ettevõtjatel on ka nii-öelda kitsas käes ja nüüd vaadatakse oma bilansist nagu seda poolt, et kust veel on nagu raha saada. Et headel aegadel nende vanade võlnevustega ei tegeletud, aga nüüd need on täna siis kuskilt nagu meelde tulnud ja nendesse asjadesse vaadatakse või pannakse rohkem tähelepanu ja vaadatakse, kust mida nagu saada on. Nii, aga vaatan korraks ka oma memosid. Et siit siis kohe minu esimene soovitus teile võlnikud. Et arvestades just nimelt seda olukorda, et praegu on paljudel nii-öelda kitsas käes, siis kasutage seda olukorda ära nüüd nagu sellest sõna, parimas mõttes võib-olla. Mis ma siis silmas pean? Vaid seda ikkagi, et kui te olete kellegile võlgu, polegi vahet, on see ettevõte või teine eraisik, eks jah, siis minge nagu selliste pakkumistega, et klaarida see võlasuhe mingi väiksema summaga, eks jah. Ma toon mingi väga lihtsa näite, et võlg on üleval 1000 eurot ja lähete pakute, et kuule, aga lahendaks täna ja kohe praegu selle ära, huupi näide, 400 euroga. Ja kui siis näiteks see võlausaldaja ehk sissenõudev pool oleks selle 400-ga nõus, siis muidugi soovitaks sinna ka paber juurde teha, et 400 euro ülekandmisega või sularahas üleandmisega lõpetatakse võlasuhe ja rohkem pretensioone ei ole. Et see on nagu üks selline võimalus, kuidas praegu hakata vabanema oma mingitest vanadest võlgadest. Tõsi, ma pean ütlema, et palju lootust ei maksa panna võlgadesse, kui need võlad on pankade ees. Üldiselt minu kogemuses pangad nagu palju mingeid mööndusi vastutulekuid ei tee ja seda ei maksa loota, et pankades raha otsa on saanud. Pigem ikka me räägime sellistest väiksematest võlausaldajatest. Ja et seda olukorda tuleks praegu nagu selles heas mõttes ära kasutada, sest heal ajal oli ju nagu võlausaldajatel see olukord parem, neil oli raha rohkem, aga tänaseks see on ilmselgelt muutunud ja minu hinnangul muutub veelgi. Nii, teine sõnum võlnikele oleks siis see, et ei ole suur saladus, sellest on meedia palju kirjutanud, rääkinud, küllap olete ka lugenud, et varsti uue aasta sees, kas tal oli nüüd märts või aprill, seda ma peast nüüd ei ütle, hakkavad väga paljud võlasuhted aeguma. Aga ilmselgelt siin on kõne all ainult siis võlasuhted, mis põhinevad ennekõike kohtuotsustele, millised olid tehtud kõige hiljemalt 2011. aastal või siis enne seda. Uutematele kohtuotsustele see järgmise aasta aegumise laine ei
laiene. Et sellega arvestage. Aga lisaks sellele, võlnikud, teil tuleb arvestada veel ühe väga olulise tõsiasjaga. Et tean mitmeid juhtumeid ise, kus võlnikel on jäänud väga vale arusaam sellest, et nüüd järgmise aasta algusega, et võlad aeguvad ja ongi kõik, et nagu õhu kätte lahustuvad võlad ära ja kogu lugu rohkem midagi tegema ei pea ja et sellega on suur pääsetee nagu tagatud. Pean ütlema teie kahjuks, et ei ole. Ja mida täpsemalt silmas pean on see, et mis siis järgmine aasta juhtub nende aegumistega on see, et kaob ära võimalus nende võlgade sissenõudmist jätkata kohtutäituri kaudu. Ainult see osa on, mis sellest asjast nagu ära kaob. Aga teadmiseks, et ega võlg ise ei kao sellega ära. Jah, kohtutäituri kaudu sissenõudmise võimalus nagu kaob, see mingis mõttes ta on pääsetee, teises mõttes jälle mitte. Ja mis mõttes ta nagu ei ole pääsetee on see, et ega see ei võta nagu ütleme võlausaldajalt ära õigust teie võlainfo avaldamist jätkata, teie suhtes eraisiku või ettevõtte pankrotiga tulla, et need õigused ja võimalused ei kao nagu kuhugile ära, et sellega tuleks nagu arvestada. Aga ikkagi ma soovitan, et võtke kinni pigem sellest mõttest, et makske ära oma need varad võlad, nagu me nüüd teada saime, läheb ka teine sammas kohe varsti vabaks, et sisuline otsus on nagu tehtud, ta on veel jõustumisel ootel, eks jah. Et see on ka nagu üks võimaluse koht, kust omad võlad nagu ära likvideerida, et enam ei maksa ju seda mantrat jätkata, et raha ei ole, et on küll, vaadake üle oma pensionikeskuse kaudu, et palju teil siis need jäägid on. Hästi, võlnikele on mu sõnum antud, siis edasi läheksin mina soovitustega võlausaldajatele. Nii, võlausaldajad, teil tuleb hakata arvestama sellega, enne kõike on nüüd see järgnev öeldu suunatud nendele, kellele on teine ettevõtte võlgu. Minu hinnangul väga suure tõenäosusega suureneb ettevõtete hulk, millised lähevad siis likvideerijatele, tankistidele või muudele sellistele koomikutele võib-olla mõnes mõttes öelduna. Ja miks nii? Et nagu ma enne siin video alguses rääkisin, et ringvõlnevus suureneb, olukorrad lähevad kitsamaks, keerulisemaks ja paljud ettevõtjad löövad nendele asjadele käega ja lasevad asjal minna. Sest eluline tõde, pean ütlema, on see, et ennekõike jäävad ikkagi rahast ilma kõige nõrgemad lülid ettevõttes, need on tavaliselt töötajad, kuivõrd ettevõtte juhatus või selle omanik või omanikud. See on see paraku see tõde. Aga teistpidi jällegi tuleb arvestada, et ega see tankisti kätte firma viskamine ei pruugi sugugi tuua nagu loodetud pääsemist, et mina ütlen jällegi omades kogemustest, et pankrotimenetlus on see, mis võib maksma panna ka nõuded juhatuse liikme vastu isiklikult. Mõnikord ta õnnestub, teinekord mitte, tuleb arvestada, et ütleme, selline pankrotimenetlus on kindlasti kallim menetlus võrreldes sellega, kui täna, praegu ja kohe need asjad kohtutesse ära saata, aga enne tuleks selleks teatud eeltöö teha ja kui nüüd on siis kõne all, ütleme sellised vanemad võlad, millistega te vahepeal ei tegelenud, et heal ajal muidugi ei tegele vanade asjadega, et siis nüüd tuleks hakata neid kindlasti üle vaatama bilanssides, hakata neid dialoogi jällegi võlnikega nagu päevakorda võtma, aga eriti ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et just nimelt, et kui see on see niinimetatud tankistipaketi oht, et võetakse seal mingi tankist ja visatakse firma sinna kuhugile ära, ega ilmselgelt siis on see olukord, et isegi kui te saate ühel heal ilusal päeval hea kohtuotsuse, siis kohtutäitur laiutab käsi, et sorry, et siit enam midagi kätte ei saa, sest ettevõte on varades puhas, mingit majandustegevust tal ei ole. Ja see ongi paraku see olukord, kus teile jääb üle ainult pankrotimenetlus, aga see on muidugi kallim. Võimalik, aga kallis. Ehk et, mida minu soovitus on kokkuvõttes see, et hakake küsima juurde käenduseid, ettevõtete juhatuse käenduseid, need, kes teile võlgu on. Aga mõistagi käendusel on vaid mõte ja kandev, või ütleme, sisu ja kandev mõte ainult siis seda teha, kui ikkagi te teate, et see ettevõtte juhatus, kes te oleks nagu nõus käendama, et ei ole juba ise üle pea kaela võlgades, et siis sellel asjal ju palju mõtet ei ole. Mõistagi käendusleping peab olema korrektne seaduses sätestatud tingimustele. Ja just nimelt kantuna ka sellest teise samba jutust, et kui me nüüd räägime eraisikutest võlnikest, siis hakake neile ka seda meelde tuletama, et enam ei maksa jätkata seda mantrat, et raha ei ole, või sõlmige mingisugused käenduskokkulepped ja või las nad hakkavad siis kas või osaliseltki midagigi maksma. Et küsimus on alati nagu selles, et kas võlnikul on nagu tegelik tahe ikkagi maksta. Et minu praktika on näidanud nagu kindlasti seda, et võlnik, kes tahab maksta, see leiab võimalused ja viisid ja kes ei taha, see leiab selleks põhjused, venitab aega ja nii edasi.
et sellised mõtted, ideed mul täna, millest nagu tundsin, et oleks vaja rääkida. Kõik teie tekivad küsimused pange siis palun ainult õigusnõustamise gruppi, millise link on ka postituse juurde antud. Nii, ma tänan tähelepanu ja aja eest, et jääme kohtumisteni ja mis peamised, püsigem terved. Nägemist!